Kas kooseluseadus ja pagulasküsimus tuleks panna Eestis teie arvates referendumile? No minu arvates küll, sellepärast, et need mõlemad küsimused on küllalt põhimõttelised ja küllalt tähtsad. Ja siin rahvast nii-öelda salaja hiilides mööda minna või nendega mitte arvestades oleks ju poliitikutele täitsa minu arvates rumal viga. Sellepärast rahvas, me ju võim ja valitsus peab ju rahvaga arvestama ja eelkõige rahva huvisid kaitsma. Ja kui seda ei tehta, see oleks lausa sülitamine rahvale. Ma arvan nii. Millised oleks teie valikud, kui teie käest küsitakse? No, mina pean siiski õigeks perekonnaks mees, naine ja laps. Sellepärast meie nüüd oleme kunstlikult toonud selle sama soo iharate, see nimetus on isegi koomiline. Ja no seda nüüd praegu rahvas nimetab isegi kas seksi pärast või isegi seksiõhina põhiline kooselu, see ei ole abielu. Ja see ei vasta õigele abielule. Me peaks ju siis tegema varsti imesiva ka ühe universaalkaubamaja laste ostmiseks. Sellepärast see perekonnaks seda raske nimetada, see ju on lihtsalt seksipõhine, see lapsi ei tooda. Aga see on meile praegu väga oluline küsimus. Aga pagulasküsimus? No pagulasküsimus on minu arvates, see on hoopis, me võtame seda asja kergelt. Aga ma olen käinud Ameerika lõunaosas, kus on kuum, kus toitutakse teisiti, kus on traditsioonid ja elustandard hoopis teine, erinev ja eluviis ja klimaatilised tingimused ja inimrassid on ju selle iga koha. Me ütleme, et me peame sööma seda toitu, mis meie ümbruses on. Aga Niauru näide oli ju niisugune, et Niauru teatavasti ookeani saar oli ja inimesed hakkasid seal üle öö saama hästi toidetud ja nad olid varem kalurid. Nad hakkasid sööma teisiti ja see rass inimtõug või kes seal saarel valitses, see kõrbes kokku. Tähendab, ta klimaatilised tingimused toitumine ei vastanud. Ja kui me nüüd, minu arvates tuleb see lahendada need olukorrad neegritel kui asiaatidel ja nii edasi, nende endi juures. Nad ise peavad selle lahendama. Kui me hakkame neid maakeral ümber asustama, siis me tekitame inimestele tragöödia. Nad toituvad, nad peavad režiimi muutma, nii oma kultuurilise traditsiooni, toitumuse, klimaatilised. Minu arvates see ei ole õige. Aitäh teile, teie nimi, amet? Ma olen kunstnik ja Hibus on nimi. Aitäh teile. Ja kui vana te olete, mina olen 59. Oho, te olete poisike. Ma olen 87.